Näidake enda halvimat Mordor. Need on teie sõnad Riigikogus. Opositsioon ütleb, et ainuüksi nende sõnade eest vääriks minister umbusaldust. Neil oli ju paar tundi hiljem kohe võimalus teha seda. Või selle käigus nad ju, see oligi ju umbusaldusavaldus. Aga mina näengi niimoodi asja. Kes või mis see kurjuse kants on? Meil on suur võitlus, mitte ainult Eestis, vaid terves maailmas, eelkõige muidugi läänemaailmas. Suur võitlus hea ja halva vahel ja meil on suur võitlus õige ja vale vahel. Ja need destruktiivsed ühiskonda radikaalselt lammutavad jõud, kes meile pakuvad seda... Te räägite EKRE-st? Ei. Loomulikult ma räägin liberaalsest frondist. Sellest liberaalsest frondist, kes on põhimõtteliselt ütleb meile ju praktiliselt iga päev seda, et on üks viis, kuidas ühiskond saab rahulikult edasi elada ja see on see viis, kui kõik teevad nii, nagu meie käsime ja kui kõik ei tee nii, nagu meie käsime, siis on põrgu lahti. Et see ongi see kurjus. Ma saan aru, siis Kaja Kallas on Sauron? Jaa, ma ütleksin, kas Sauron on võib-olla natuke palju talle öelda, seepärast, et Sauron oli ikkagi... Mordori valitseja. Jaa, aga väga toimekas ja tõhus ja edukas. Kaja Kallase kohta seda öelda ei saa, aga mida võib öelda küll Kaja Kallase kohta on see, et senikaua, kuni Kaja Kallas on peamise opositsiooni erakonna juht, Eestis normaalset poliitilist õhkkonda ei teki. See hüsteeria tasand, milleni tema on kruttinud nii enda erakonna kui ütleme siis suure osa Eesti ühiskonnast, on totaalselt irratsionaalseks muutunud juba see lahmimine ja sahmimine, millega tänane opositsioon on tegelenud viimast 1,5 aastat. See ongi see ühiskonna lõhestamine ja lammutamine, mida nad kõigil teistel kogu kätte heidavad.